nüüd enne kui lähme ettekande teemani, siis paar lauset BC Sitterast. Ehk meie peamine tegevusala on majandustarkvara ehk siis ERP, mis võiks olla juba tuttav sõnaühend lahenduste pakkumine klientidele. Ja lisaks sellele muidugi pakume ka ärianalüüsi ja palga- ja personalilahendusi. Ja nüüd 20 aasta jooksul me oleme tõesti, nagu siin näha on, teenindanud umbes 500 klienti, pannud neile püsti kas siis ühe ikooni või mitu ikooni sinna, nagu Aivar just ütles. Aga täna ma räägiksin 3 kliendi loo ja tegelikult, nii nagu ka täna seminari selline pealkiri oli, siis praktilised näited. Ehk mida ja kuidas kliendid on teinud ja nagu Doris ka juba ütles, täiesti erinevatest äriprotsessi lõikudest, erineva valdkonna ettevõttes, kuid ma loodan, et äkki mõni selline näide, mis täna siin jutuks tuleb, annab ka mingisuguseid ideid teile. Esimene klient, kellest ma räägiksin, on siis Linkona ja usun, et ei vaja tutvustamist. Ning enne kui ma lähen konkreetse näite juurde, siis kõikide klientide puhul, mis on ka täna läbi kõlanud siin, tooksin välja juhi olulise rolli. Ehk Sven Ersling ettevõtte pikaajalise juhina oli oluline initsiaator, valmis investeerima nii oma aegu kui vahendeid selleks, et siis oma ettevõtte automatiseerida. Ja kõigepealt siis väikene ülevaade, mida Linkona üldse kasutab, et tõesti Linkona puhul praktiliselt on üks ikoon seal arvuti peal, ehk kasutab kogu oma tarneahela juhtimiseks vana nimega Navi, uue nimega siis Business Central, mis siit ka nüüd eelmises ettekandes läbi käis. Lisaks on neil ärianalüüsi lahendus samale lahendusele koos andmelaoga, kasutavad Telemat, VMI-d. VMI puhul muidugi võiks olla väärt täiesti eraldi lugu, sest Sven ise on siin korduvalt meie seminaridel öelnud, et see kasvatas nende müüki umbes 25%. Ehk väga oluline ja uus võimalus paljudele tegijatele. Juurutame siin BIM-i ja lisaks ka siis e-poodi ning CRM-ina kasutavad Scorot ja lisaks transpordis on liidestatud Fleet Complete'iga. Aga täna tõesti meie formaat on selline, et me räägime ühest väga kitsast protsessist ja Linkona puhul võib-olla oli natukene keeruline leida sellist ühisnimetajat, et antud näite puhul, kuna see puudutab nii müüki, ostu, ladu kui ka transporti. Ja lõpuks ma otsustasin, et ma panen sellele ühe sellise nime on klienditeenindus. Ja mis olid siis peamised väljakutsed, et leida lahendus, kuidas juhtida ja kontrollida siis müügi, ostu ja transpordiprotsessi, saada sinna efektiivsus ja loomulikult siis nii nagu juba nimetatud parem klienditeenindus. Ja siin on siis selline väikene näide, et ma lühidalt käiksin selle protsessi läbi. Ehk kuigi Linkonal on nüüd tegelikult umbes 15 000 sortimenditoodet, siis kuna nad pakuvad à la carte teenust ka klientidele, ehk sa võid tellida tõesti väga eripäraseid tooteid ja nimetame neid siis eritellimusteks, siis üheks väljakutseks oli see, et kui sooviks, et kui klient või kui müük sisestab müügitellimuse, siis automaatselt krediidikliendi puhul muutub see ka ostutellimuseks. Ja kui siit edasi minna, siis nende klientide puhul, kes on ettemaksukliendid, jälle laekumise puhul muutub müügitellimus automaatselt ostutellimuseks. Üks asi, mis me ka neile tegime, oli siis elektroonilised koormakalendrid või elektrooniline koormakalender. Ja seal oli mitu põhjust, aga üks põhjus oli siis ka see või soov, et tõesti, kui nüüd ost on kinnitanud selle tellimuse, siis läheb ka automaatne teavitus müügile ja kliendile. Ehk klient ei pea küsima ja müük ei pea ütlema, millal see kaup kohale jõuab. Ja päeva lõpuks, kui ostja siis kinnitab selle info, liigub see elektrooniliselt hankijale ja on ka kokkuleppe hankijatega, et vähemalt ühe päeva jooksul peab tulema kinnitus, et tõesti, kui nüüd seal on vaja korrigeerida seda tarneaega, siis jälle klient saab automaatse teavituse, kui see korrigeeritud aeg on viidud süsteemi sisse. Edasi, loomulikult transport ja jälle võib-olla vahemärkusena, kui auto läheb katki, mingil kolmandal põhjusel toimub viivitus transpordis, siis jälle on kokkuleppe partneritega, et see info tuleb kohe ka Linkonale ja klient saab jälle oma automaatse teavituse. No siin on nüüd üks näide
milline see lakooniline meil, mis süsteem välja saadab on, aga mis on põhiline, et klient on kogu aeg samas infoväljas ja ei ole nagu tunnet, et teda on unustatud. Ja teine pilt, mis ma siia ekraanilt tõin, on siis seesama eelnimetatud koormakalender, kus siis on näha, et tegelikult ühe hankija lõikes on päris mitu tarnekuupäeva ja selles mõttes siis ost saab vastavalt siis toimetada. Edasi, teine põhjus, miks elektrooniline koormakalender oli vajalik, on see, et lao selline optimaalne võime oli tegelikult võtta vastu 5 rekad päevas ja et ei toimuks seda, et tekivad ummikud, siis oli mõistlik, et juhtida kogu seda tarneahelat viisil, et see oleks nagu loogiline ja ka vastuvõetav siis laole. Ja edasi jälle, kui on lattu võetud, siis ükski inimene ei pea kedagi teavitama, vaid süsteem saadab tegelikult automaatse meili siis nii müügile kui ka kliendile, et teie kaup on kohale jõudnud. Ja seal on siis muidugi see efektiivsus selles, et tegelikult kaup liigub kiiresti laost välja, kliendid tulevad ruttu järgi või siis tellivad transpordi. Ja eraldi, mis on selline vahva lahendus, mis sinna sai tehtud, oli töökäskude elektrooniline haldus, mille juurde ma kohe tulen. Aga mis on võib-olla nagu oluline, et täna suudab Linkona tagada oma klientidele mõõdetuna, mida nad jälgivad, siis vähemalt minimaalselt 96% tarnekindlust ka eritellimustele, mis on siis tegelikult päris hea näitaja. Ja tulles selle elektroonilise kaubaväljastus-lahenduseni, siis seal on tõesti jälle täiesti paberivaba. Ehk siis klient võib ise öelda, et ma tulen järgi või siis tuleb siis ise sinna kohe lihtsalt laoukse juurde. Seal on neil tehtud selline ootepaviljon ja siis on noppimise kliendi vaade, ehk iga klient siis näeb, et millal tema töö noppimisse läheb ja millal siis tegelikult on see planeeritud lõppaeg, ehk millal ta võiks oma kauba nagu uksest või laouksest kätte saada. Ehk see oli Linkona näide, et selline väikene näiliselt väikesed asjad, mis tegelikult on loonud täiesti omaette kliendi kogemuse. Teine näide, mida ma tahtsin tuua, on Rahvaraamatust. Paljud me teame teda kui raamatute jaemüüjad, tegelikult on Rahvaraamatu väga suur osa ärist ka hulgimüük. Ja täna ma peatuks eelkõige nende laoprotsessidel, aga enne jälle tooksin välja nende juhi, kes oli kogu selle lahenduse ja investeeringu initsiaator ja väga nagu hands-on oli kogu selle protsessi juures, mis oli ka äärmiselt oluline, ehk siis Kerti Kogermann. Ja ka väike ülevaade nende lahendusest kasutavad ka navi põhjal olevat jaekaubanduse erilahendust ja ärianalüüsiks siis on ClickView, aga muidu on kõik siis ühes lahenduses. Ja panin sellise pealkirja nende lahendusele, et rohkem tulu ja vähem kulu. Ehk siis oli eesmärk protsesside kiirus, vähem vigu ja luua ka töötajatele kaasaegne töökeskkond laos. Kui rääkida nüüd nagu laost ise, siis esimene selline suur väljakutse, mis ettevõttel oli muuta nagu see paberihunnik elektrooniliseks. Võib-olla taustal paar väikest numbrit, et umbes 2-3 tuhat ostuarvet on neil kuus ja 55 000 kaubaartiklit laos. Ehk tegelikult kogused on väga suured ja lao tegevusi on väga palju igapäevaselt. Ja mindi siis iPadi lahendusele ehk täiesti pabervabaks. Nüüd esimene selline võib-olla protsessi muudatus oli siis tõesti see, et kui kaup tuleb lattu, siis enam ei viida seda kuskile riiulitele, vaid süsteem ise leiab need tooted, mis lähevad samal päeval välja. Ehk loodi nõndanimetatud cross-dock ala ja et ei oleks nagu topelt liigutamisi, siis see oli nagu esimene selline eesmärk. Teine, mis sisse viidi, oli nõndanimetatud noppetsooni väikealused, kus siis tõesti lao riiulitel esimene ja teine riiul on kohad, kus laotöötaja saab toote kiiresti kätte ja jälle süsteem ise tegelikult ütleb, et nendel aadressitel peab olema nii palju kaupa ja et need ladustatakse siis sinna. Ja loomulikult lõpetuseks süsteem leiab üles ülejäänud tooted ja aadressid ja paigutab need siis ise sinna ära, et loomulikult laotöötaja viib, aga et annab need kindlad aadressid. Ehk selleks muidugi oli vajalik, et kõikidel kaupadel oleks kubatuur, kogused, kaalud, ehk siis süsteem tegelikult suutis arvutada või suudab arvutada seda, et kui palju täpselt sinna samasse veel riiulile mahub ja kui ülejäänud ei mahu, siis pakub järgmise koha.
Ehk ütleme hästi kiiresti läbi minnes, siis selline lao lahendus ehk mindi siis paberitega laolt siis sellisele süsteemile. Ja võib-olla üks väike kommentaar, et Kerti ise kommenteeris, et nad väga põhjalikult tegid eelarvestuse sellele lahendusele ja eeldasid, et umbes aastaga tasub ära, siis tema sõnul oli selle tasuvusaeg umbes pool aastat. Et tulenevalt sellest, et kas või see, et ennem läks kauba sissevõtmiseks lausa päev, nüüd on see ainult minutite küsimus ja tegelikult saab kohe kauba saata edasi ka klientidele. Ja kolmas näide, lubatud näide siis nii, on sellisest ettevõttest nagu Sol Baltic. Kuna enamus on siin ettevõtjad ja ettevõtete juhid, vast on tuttav ettevõte, aga tegeleb siis haldusteenuse pakkumisega äriklientidele, eelkõige siis puhastusteenusega. Ja võib-olla, mis on selle ettevõtte omapära, on siis see, et ta on üks Baltikumi suurimaid tööandjaid ja sellega seoses ka olid mõningad väljakutsed, millest kohe räägin. Aga jah, Reinel Pius oli siis nende poole pealt ettevõtte juht, oluline initsiaator, kes siis sellesse projekti panustas. Ja jälle kogu lahendus on tegelikult kaetud neil Business Centraliga ehk Naviga, vana nimega. Aga siis see punane osa on tõesti see nüüd, mis oli nagu ärikriitiline ehk siis värbamise pool. Ja võib-olla paari numbrina siis, et umbes 70% ettevõtte töötajatest, neil töötab umbes, kui ma nüüd õieti peast mäletan, umbes 3000 töötajat, aga et 70% töötab osalise tööajaga, umbes ala tund nädalas kuni 40 tundi ja kõik siis numbrid seal vahepeal. Ja keskmiselt värvatakse, või keskmine inimeste liikumine päevas on umbes 8–10 inimest, tuleb tööle ja lahkub. Ja umbes 100 inimest värvatakse kuus ja selleks, et 100 inimest värvata, intervjueeritakse umbes 400 inimest. Ja vanasti tähendas see siis seda, et 4 korda pidi sisestama selle sama inimese andmeid erinevad inimesed. Kui kujutada ette seda mahtu, siis milline oli see väljakutse. Et mis me siis tegime, et viia kogu see lahendus paberivabaks protsessiks, esimese päeva leht ja efektiivsus ja kiirus. Ja palgapersonali puhul nad kasutavad seda sama Business Centrali palgalahendust, et palk 365, millest ka just rääkis eelmine esineja. Ja siin on lihtsalt väike näide, et sellest elektroonilisest esimese päeva lehest, ehk mõte on siis tõesti, et inimesega kohtudes kohe sisestatakse inimese andmed. Neid andmeid on väga palju, mida nad koguvad, et see leht on väga suur, siin on lihtsalt mõned ekraanitõmmised, kuni siis selleni, et puutetundlikul ekraanil saab anda kohe allkirja selleks, et see tööleping sõlmida, sest neil on omapära see, et nad hästi palju intervjuusid ja kohtumisi töötajatega teevad piltlikult öeldes tänaval ehk kohvikus, kuskil restoranis, kui täna ei ole nad lahti, aga messidel, et kokkuvõttes jah, et seal oli nagu hästi oluline, et see oleks ka mobiilne lahendus, mis siis võimaldab kiiresti toimetada. Ja kuna hästi palju on neil ka puudega ja vanemaid inimesi, siis oli nagu mõistlikum just see käsitsi allkirjastamise võimalus digitaalsel viisil. Et need olid minu 3 näidet ja nii palju veel, et siin on ka siis palga ja tööajatabeli lahendus, et see oli ka oluline komponent neid, sest tohutult palju on muutuseid, arvestades, et ütleme, seal on osalise töövõimetusega inimesi ja nii edasi, siis graafikutes igapäevaselt pidi väga palju muudatusi tegema. Ja mis ma siis välja võib-olla tahaksin nagu tuua, jättes teile nagu 3 mõtet, mis on ka läbi kõlanud täna siin mitmeti, on juhi roll, ehk äärmiselt oluline, et juht on ise südame ja hingega asja juures, valmidus investeerida ja koostöö partneriga. Et need on nagu võib-olla nende edulugude saladus ja selline olulised komponendid. Aga minu poolt on kõik ja suur tänu teile kuulamast.